Eestlased küsivad 2 või 3 korda rohkem, poolakad annavad pool muidu vaata. 10 eurot vist. Hell jää ju. Aga mis juhtub siis, kui pakk on katki, kaup on võltsing või kui üks pool väidab, et teine valetab? Ta lubas mind menti anda ja kohtusse viia. Kasutajad räägivad, kuidas nad müüsid Vintedis 1 nädalaga maha asjad, mis jagas kuude kaupa niisama seisid. Teised räägivad, et seal antakse pool muidu ära jalanõusid, riideid ja muud toredat kraami. Ma maksin selle eest mingi 4 eurot. Ostsin siuksed punased adidased. 10 euri? Jaa, hell jää ju. I love it, ma kasutan seda. Kellele ei meeldiks raha säästa, kellele ei meeldiks häid diile saada. Kui palju sa tellinud oled? Palju. Mul on siin koti sees terve hunnik riideid, mis on mul Vintedis müügis. Aga samal ajal räägitakse, et pakk saabus katkisena. Müüja ütleb, et pilt on AI-ga tehtud, keegi saab bänni, keegi saab feigi ja keegi saab võõrad aluspüksid. Üldiselt on hea kogemus, et ma ei ole nagu skämmi saanud. Üks pakk on jäänud tulemata kusjuures ja see üks pakk oli Eesti-sisene. Ehk siis mulle pandi Tallinnast teele ja see ei jõudnudki kunagi kohale. Vintediga on natuke nii. Kui läheb hästi, läheb väga hästi. Aga kui läheb halvasti, siis sa saad tunda, et see ei ole tavaline e-pood. Müüja on võõras inimene, kaup on kasutatud ja kui läheb vaidluseks, siis peab platvorm otsustama, keda nad usuvad. Vinted ei ole uus ega väike äpp. See on Leedust alguse saanud kasutatud toodete müügiplats, mis on väga suureks kasvanud nii Euroopas kui ka Ameerikas. Samuti on Vinted tuntud oma värvika platvormi sisese chati eest, kus saab kaubelda hinnaga ja ka niisama rääkida. Üks mu lemmik funktsioone, mis seal on see, et sa saad hinnapakkumisi teha. Ja enamik ajast isegi müüjad nagu võtavad vastu selle. Internetist leiab palju naljakaid kuvatõmmiseid inimeste vahelistest vestlustest. Mul on tüdruk. Ma oleks tänulik, kui sa ei saadaks mulle musisid. Palun anna see mulle tasuta. 2? Ei. 2,50? Ei, see on 10. 3? Ei, see on 10. Pista see endale see lehm. 2025 laienes Vinted ka Eestisse, Lätti ja Sloveeniasse. Möödunud aastal kasvas ettevõtte käive 1,1 miljardi euroni ja tänaseks on Vintedi äpp kasutusel juba 26 riigis üle maailma. Aga meil oli ju Jaaga. Kuidas see Vinted uhkem sellest on või kuidas see parem on? No post on poole odavam, rohkemgi. Kui sa Eestis tellid Vintedist, siis sa saad 50 sendiga posti. Kui sa ostad Jagas, siis sa maksad ikka see 3 euri posti või isegi rohkem kui suurem pakk. Kui sa võtad suurema pakki Vintedist, see on ikka 50 senti. Vintedis on palju rohkem valikut juba. See on ka odavam, sest et Leedus ja Poolas on riided odavamad kui Eestis, ehk siis koheselt leiab Vintedist odavamaid asju. Poolakad müüvad üliodavalt oma asju, mis on nagu väga kvaliteetsed ja ilusad korras on ja et kui eestlased küsivad sama toote eest, ütleme 2 või 3 korda rohkem tegelikult, mille selle väärtust on ju, siis poolakad annavad pool muidu vaata ära. Jagal on päris suur nagu see teenuse tasu. Minu teada nad võtavad mingi 2 eurot iga tellimuse vahelt. Mida rohkem sa klikid neid, siis algoritm hakkab sulle ka neid sinu suuruses asju ette lükkama. Seal on algoritm ka või? Jaa, seal on algoritm. Ehk siis kui sa likeid roosasid asju, sul tulevad roosad asjad. Kui sa likeid Hello Kitty asju, sul tulevad Hello Kitty asjad. Kui sa vaatad hoopis mingeid kolmandaid, ma ei tea, kodumasinaid, siis sul tulevad kodumasinad. Roosad asjad? Pange mind kirja. Tõmbasin ka ise esmakordselt Vintedi äppi, et näha, kui hästi nad mind siis tundma õpivad. Mul on ametlikult nüüd Vintedi konto olnud 2 päeva ja ma otsisin ainult mingi Juicy Couture või midagi sükest. Pärast seda ma otsisin Hello Kitty. Nii et 2 asja ma olen päriselt ise otsinud. Ja nüüd on mu see nii-öelda For You page. Hello Kitty, Hello Kitty, Hello Kitty. Väga süke juicy moodi Hello Kitty. No sellepärast see on sõltuvust tekitav. Jaa, see on sama ohtlik kui TikTok, ma ütlen. Ma alles hiljaaegu avastasin Vintedi ja selle rakenduse algoritm on täiesti pöörane. Lihtsalt kujutate, et sa avad äppi ja sulle vaatavad vastu täpselt need riided, mida sa oled terve elu tahtnud hea hinnaga. Kõik need lahedad riided, mida sa kunagi kaltsukast ei leia. Olen armunud. Vivienne Westwood, Hello Kitty, Hello Kitty, Hello Kitty, Hello Kitty, Vivienne Juicy. Nagu, what? Ma tegin 2 search'i. Jaga puhul oli turg rohkem kohalik.
eestlane müüs eestlasele. Vintedis on rohkem inimesi ehk rohkem võimalust, et keegi tahab just sinu jakki, lapse jalanõusid või kleiti, mis pole sulle kordagi selga jõudnud. Küll aga pead sa selle kleidi müümisega olema eriti ettevaatlik, sest uue kauba müümise eest võib Vintedis vastu näppe saada. Threadsis näeme kogemusi, kus kasutajate kontot blokeeritakse näiteks sellepärast, et nad müüsid liiga palju uusi asju. Vinted põhjendas kasutaja blokeerimist sellega, et platvorm keskendub siiski teise ringi kaubale ja nad kahtlustavad, et uusi asju müües teed sa mingit kahtlast äri. Aga suurem turg tähendab ka rohkem ostjaid, müüjaid, võltsinguid ja vaidlusi. Ma lihtsalt vajasingi papusi lapsele, kes just hakkas kõndima. Ostsin, kõik oli fine, sain paki kätte, see oli nagu katki. Igatepidi sellest oli üles heidetud, papud olid jumala katki. Aga see Vintedi tädi, nagu tema arvas, et ma olen nagu mingi skämmer, et ma AI-ga tegin need katkised papud talle. Ja ta hakkas mind täiega sõimama, et see oli nagu mingi Poola tädi. Ma olin šokis, ma olin täiega šokis. Ma üritasin hästi ilusasti ja viisakalt seda lahendada, aga ta ainult sõimas ja sõimas. Ja siis ma viskas veits kopa ette ja siis ta tahtis näha tõestust, et ma talle snappi saadaks. Ma ütlesin, et või saadangi. Ja siis ma tegin hoopis TikToki video, mis läks üliviraalseks. Ja siis ma saatsin talle selle video, et ütlesin, näe vaata. Ma sain 2 euriga oma lapsele supertennised, aga no need on väga katki. Miks? Sest TPD on ilmselgelt nendest üle sõitnud ja ma ei tea, mida teinud. Ja just oli väga pahur, ütles, et mul pole õigust tema nime avalikustada, kuigi Vintedis on lihtsalt kasutaja nimi ja pole pilti, on ju. Ja et ta läheb minti ja ta annab mind kohtusse ja... Aga sellepärast, et ma skämmisin need papud. Kindlasti skämmisid. Ja, et ma skämmisin need papud ja see asi laheneski nii, et ma siis kirjutasin Vintedisse. Nad andsid mulle raha tagasi ja postikes sain ka raha tagasi. Ja see tädi jäi 2 eurot miinusesse ja väga suure traumaga. Probleem ei pea olema alati nii dramaatiline. Vahel on asi palju lihtsam. Pildil tundus kaup ilus. Päriselus täiesti teises seisus. Mu sõber tellis sellise pusa 40 euro eest. Piltidel nägi ülipehme, üli nice välja, aga tegelikult see nagu materjal on ülihalb, siuke sünteetiline. Et mu sõber sai just vastupidi täiega skämmi. Nagu väga õhuke selles suhtes. Ma kujutan ette, milline see pildil võis olla. Ja siuke fluffy. Aga jah, et 40 eurot maksta nagu kasutatud pusa eest ja siis materjal ei meeldi, see on nagu päris nukker. Üks kasutaja kirjutas, et ta oli Vintedit taevani kiitnud ja arvas, et temaga kindlasti midagi halba ei juhtu. Kuniks ta sai kätte enda 5 eurose käekoti, mis oli kordades räpasem kui piltidel paistis. Koti sees oli prügi ja lisaks kellegi truuparid. Ja enam ta tellida ei julge. Kõik on heas konditsioonis tulnud, välja arvatud mu esimene ost. Esimesed tossud, mis ma tellisin, need on mingi nõuka ja kortermajal juures ma ei saa. Ma võib-olla pean nad pessu panema. Ja siis seal olid mingid karvad olid küljes ja ma tõmbasin neid nagu tolmuimejaga üle ja nagu täiega üritasin neid puhastada, aga see haisei kahjuks külge. Veel üks suur murekoht on võltsingud. Vinted on loomulikult enda reeglites võltsitud kauba müümised täielikult keelanud, aga see ei tähenda, et need turule ei jõuaks. Või mine sa tea. Äkki tal on tõesti lihtsalt nii palju raha, et ta müüb 600 eurost Louis rahakotti kõigest 47 euroga. Ma olen kuulnud, et seal on probleeme reppidega. See on küll teemas, see dropshipimine ja samamoodi resellimine, aga võib-olla see on lihtsalt ka see, et ma ise olen nagu teadlik ja ma nagu kontrollin ikka tooteid. Kui on mingi kott või asi, mida ma tahan, siis ma lasen müüjal saata endale pildi sellest sildist, mis seal sees on. Näiteks see nahast kott, ma leidsin sellele üks-ühele replika ühe fake asjade lehe pealt ja ma absoluutselt ei väida, et iga jumala inimene tuleb nüüd siia nagu lehele neid fake müüma, aga see on väga lihtne viis, kuidas raha teenida. Siin on üks näide, kuidas need kotid kohale tulevad. Samamoodi on see silt küljes, samamoodi on see nii-öelda riidest kott, mille seest see tuleb. Nii et see mingi sildi küsimine on tegelikult suht mõttetu, sest et see ei tähenda mitte midagi.
sedasama süsteemi, mis peaks ostjad selliste olukordade eest kaitsma, saab teoorias ära kasutada ka päris toodete puhul. Üks müüja kirjutas, et müüs maha uued originaalsed UUG-saapad. Tema sõnul olid saabastes alles sildid, hologramm, seerianumber ja ametliku poe kleeps. Ostja avas Vintedis vaidluse ja väitis, et saapad ei ole autentsed. Müüja saatis Vintedile kõik tõendid, mida küsiti, kuid talle öeldi mitu korda, et tõendid ei ole piisavad. Tulemuseks müüja ei saa enda raha ja ostja ei pea toodet tagasi saatma. Ma tean, et ei ole väga müüjasõbralik, et kui sa saatsid päris asja, siis tihtipeale neid vist päriselt skämmitakse ja nad jäävadki oma tootest ilma ja rahast ka. Ja siis on veel üks täiesti omaette maailm. Vintedi reeglid. Ei, mitte need ametlikud reeglid, vaid ise hakanud vintedioloogide kirjutamata reeglid, mida kasutajatele peale surutakse. Ma olen näinud Facebookis on grupid, Redditis on grupid ja ma reaalselt leidsin nagu reeglid ja ma loen ette sulle need mõned. Kuulge, mis see etikett on? Kui keegi lisab teie toote enda lemmikutesse, kas peab ootama või soodukat pakkuma või kas nad ootavad, et pigem sina teeks esimese sammu? Ära tee midagi, ära jumala eest saada seda hullumeelset kirja, et sa saaksid täna kauba teele panna. Siis oli veel, et ma ei mõista, miks inimesed laigivad ja siis ei osta. Ei, mulle ei meeldi, kui inimesed laigivad, ostad või ei. Kui sarnased tooted on kallimalt müügis, kui mina müün, siis sa ei tohi küsida soodukat, sa ei tohi küsida mõõte. Kui sulle midagi selga ei mahu, siis sa jätad siiski hea arvustuse ja müüd ise selle edasi. Need olid need asjad, mis mina leidsin. Okei, see kõlab nagu mingi teismeliste tüdrukute vaheline reeglid, kuidas kutile kirjutada või midagi. Ja see ongi Vintedi eripära. See on väike sotsiaalne ökosüsteem, kus igal inimesel on ettekujutus, kuidas teised võiksid käituda. Kuidas sa siis seal platvormil nagu hakkama saad? Mida sa pead jälgima nii ostja kui ka müüjana? Ostjana, kui mulle väga meeldib midagi, mulle endale meeldib hinnapakkumisi teha. Mõned müüjad ka kirjutavad vastu, et ja ma kahjuks ei saa nii odavalt müüa, et siis nagu tasub järgi anda, olla ikkagi viisakas nagu müüjatega, samamoodi kliendid võiksid olla viisakad nagu müüjatega. Ma ei tea, lihtsalt osta 10-20 euro eest, et kui sa tead, et sul ei ole kahju nagu sellest rahast. Kokkuvõtteks kasuta Vintedit, aga ära kasuta seda pimese. Päeva lõpuks on see online kirbukas. Nii et minge kõik Vintedisse. Jaa, minge Vintedisse, see on vinge koht. Ma lähen. Mul on vaja. Maha möödud.